Kurnjauh. Kaja, sina ja Beastide üritusel, no mis juhtus? Ei, minu hea sõbranna ja pinginaaber korraldab seda ja ta palus, et ma tuleksin ja siis ma tulin. Räägime Annikast. Annikast, just. Ja ma just otsin teda kohutavalt pilguga ja tahaks küsida, et mis toimub või mis juhtub, sest et üle hulga aja ma näen, et mingi bränd ja veel nüüd Jäätis teeb sellise päris kihvti ürituse ja ta on seda juba pikalt vedanud ja teemaks on nagu sellised wild animals, mis on nagu nii naiselikud ja nii ägedad. Ja Kaja, sina assotsieerud mul ka kuidagi sellise elukaga, kes läheb lõpuni välja ja alla ei anna. Ja, absoluutselt. Täpselt nii ongi. Aga mis loomaga sa ennast võrdleks, et meil on täna siin panter ja meil on tiiger ja meil on lõvi ja gepard puudub ja mingi kastlane, võib-olla ilves ka veel puudub, aga Võt ei olegi mõelnud selle peale, aga et kas see peaks olema just, kes ma tahaksin olla või kes ma nagu tegelikult olen? No kes sa tegelikult oled? No ma arvaks, et ma olen Kiisu. Kiisu! Nii armas. Aga sa oled natuke... Annika, tule siia! Sina oled kogu selle hullumeelse idee autor. Just rääkisime sinust praegu. No kus see mõte tuli? Kõigepealt ilmselt see, et kogu meie agentuur armastab Magnumit ja kuna selle aasta kontseptsioon on Release the Beast, siis hakkas väga lihtsalt mõte lendama. Magnum, mood, kunst, magus, külluslik, ahvatlus. Ja siin see on. Ja see on suurepärane ja Kaja, ma just küsin, et iga naine natukene üritab võib-olla ennast assotseerida mingisuguse sellise wild animaliga ja Kaja käest just küsisin, kes ta tahaks olla, et kas ta tahab panter olla või tiigir või lõvi. Tema tahab Kiisu olla. Kiisu on teil täiesti puudusid. Mina olen ikka see panter seal. Sa küsisid niimoodi, kes ma tahan olla ja siis sa küsid, kes ma tegelikult olen. Et kui sa küsid, kes ma tahan olla, siis loomulikult ma tahaks olla tiiger. Ja. Aga see on nii armas, sellepärast, et meil on jäänud mulje, et sa oled just selline võitleja loomus. Mingist Kiisust ei ole siin absoluutselt juttu, et mina oleks kohe pakkunud tiiger, aga see on nii armas, et sa ikkagi oled tagasihoidlik. Aga suurepärane üritus ja ma vaatan ümberringi ja inimesed on lihtsalt vaimustuses, et ma ei oska midagi muud öelda, kui palju õnne. Aitäh, ma pean tunnistama, et kui see lõpuks hommikul kell 5 siin kõik valmis sai ja see töö, mida kunstnikud on teinud, siis me kilkasime rõõmust. Aga kus see idee, et te ikkagi võtate ka moeloojad kampa? Tegelikult moeloojad olid nii-öelda esimesena kambas, aga meile tundus, et asi oleks põnevam, kui me tooks just nimelt illustraatorid ja kunstnikud ka juurde, et oleks selline mõnus kombo. Väga armas. Ehk siis moeloojatest täna on Kirill Safonov, Tiina Talumees ja Aldo Järvsoo ja kõik need 3 tegelikult on mul väga-väga suured lemmikud. Aga kas sa tead, Annika, et ma valisin täna oma kõige lemmikuma kleidi välja ja kas ma saaksin seda kas või ühe korra oma elus kanda? Ma arvan, et me korraldame selle kindlasti ära. Aitäh! Aga aitäh sulle, Kaja! Aitäh sulle, Annika! Aitäh sulle!